kui me võtaksime kõike täpselt sellisena, nagu see on, nagu need on, siis tegelikult oleksime me kõik nii-öelda õnnelikud, rahulikud. Me ei mõtleks, et midagi on valesti, sest me mõtleksime, et kõik, mis on, see lihtsalt on. Me ei mõtleks, et miski on õige või miski on vale, vaid see lihtsalt on nii. Arvustamine tekitab nii-öelda raske tunde ja see on võitlemine selle vastu, mis hetkel toimub, mis hetkel on. Aktsepteerimine. Ma ütleksin, et aktsepteerimine ongi armastus. Et kes olen mina ütlemaks, et asjad peavad olema kuidagi teistmoodi. Kui mõelda niimoodi, et on olemas looja, kes on kõik loonud, nii meid kui kõik, mis olemas on, siis on suurem jõud, mis kõike juhib, kõike suunab. Aga inimene tahab võidelda selle vastu, mis on, selle vastu, mida on suurem jõud loonud, selle vastu, kuhu suurem jõud meid suunab. Et inimestel on hirmud, laiskus, ihad, mis ka tegelikult ei ole ju nii-öelda halvad, me lihtsalt mõtleme, et need on halvad. Mul on halb harjumus, aga ma tahan teistmoodi teha. No näiteks ütleme, keegi suitsetab ja ta tahab suitsetamist maha jätta. Mõni inimene saab selle lihtsalt maha jätta, väga lihtsalt. Ja jätabki maha. Aga mõni inimene katsetab muudkui seda mahajätmist, et jätab selle suitsetamise maha, paariks päevaks või paariks kuuks või paariks aastaks isegi ja siis jälle hakkab suitsetama. Aga kui seda suitsetamist on tõesti nagu nii raske maha jätta ja sa oma mõttega muudkui lood endale raskust, selle asemel, et seda suitsu siis nautida, sa mõtled selle peale, kui halb see on, kui halvasti see sulle mõjub, kuidas sa võiksid olla teistsugune, sa peaksid olema mitte suitsetaja. Ehk siis sa ise lood endale raskust, sa ise lood endale haigust, sa ise lood endale negatiivseid mõtteid, mis sinule tekitavad halva tunde. Ja samas on teised inimesed, kes väga hea meelega suitsetavad, kes ongi rõõmsad, ta teeb suitsu ära, ta on hea olla, ta on rõõmus, ta ei mõtle, et ta teeb midagi valesti. Ehk siin on see, kus enda aktsepteerimine ja suitsetamise aktsepteerimine tooks sellele inimesele palju rohkem kergust. Ja võib ka niimoodi olla, kui ta aktsepteerib seda enda halba harjumust, ja ta ei mõtle, et see on halb või mõjub kuidagi halvasti talle, siis ta laseb nii-öelda selle vastupanu lahti, ta ei klammerdu enam nagu selle negatiivse poole külge. Ja siis isegi võib tekkida võimalus selleks, et ta lasebki suitsetamise lahti, et ta lõpetabki suitsetamise ära. See variant võib olla, aga võib olla ka variant, et ta lihtsalt teeb suitsu edasi ja ta on õnnelik. Ta ei mõtle, et see on halb. Ehk siis iga päev aktsepteerimine, kõige aktsepteerimine teeb meie elu palju lihtsamaks. Ja on olemas nii-öelda radikaalne aktsepteerimine, et sa aktsepteerid absoluutselt kõike, sa aktsepteerid ennast, kõiki omadusi nii endal kui teistel. Sa ei mõtle, et sina oled halb, sa ei mõtle, et keegi teine on halb. Sa ei mõtle, et sulle tehakse haiget või et sina oled haiget teinud.
ja ma saan aru, kuidas see on väga ekstreemne. Ja seda võib olla keeruline vastu võtta ja keeruline järgida sellist eluviisi siis. Aga kui ma ise proovisin, katsetasin seda nii-öelda radikaalset aktsepteerimist, katsetasin seda mitu nädalat kohe. Et muidu ma näiteks mediteerisin iga päev, kas või öösel, kui puhastasin oma energiaid, puhastasin ruume ja ma teen seda siiamaani, aga on vahe, kas sa teed seda selle mõttega, et ma tunnen, et praegu oleks hea oma energiat puhastada, et ma puhastan ära, toon seda kerget energiat endale sisse ja loon endasse kergust ja mul ongi hea olla. Või siis ma teen seda selle mõttega, et mul on vaja oma egost, ma ei tea, lahti lasta, mul on vaja kõik need halvad asjad kuidagi lahti lasta, mul on vaja parem inimene olla. Mul on vaja mediteerida, ma pean mediteerima, sest muidu ma olen halb inimene, sest muidu mul on nii palju halbu omadusi, mis välja tulevad. Aga kui sa aktsepteerid ennast täielikult, siis sa ei tunne, et sul on vaja midagi puhastada, sa ei tunne, et sul on vaja midagi muuta. Ja see ei tähenda seda, et inimene on halb või vihane või et ta lubab endal olla iga päev kogu aeg olla negatiivne ja vihane ja mis iganes. Kui sind häirib see, et sul on mingid vihapursked, siis sa saad sellega tegeleda. Aga sa ei pea mõtlema, et sa oled nii halb inimene, kui sul on vihahood. Et me ei saa olla iseenda suurimad vaenlased. Kui mina ise teen ennast maha pidevalt, siis ma ise ju teen enda elu raskemaks. Me peaksime olema iseenda suurimad toetajad. Ja ma ei pea mõtlema hoopis nagu vastupidiseid mõtted, et kui ma näiteks mõtlen muud kui, et ma ei oska üldse seda asja teha, issand jumal, kuidas ma nii hunnik õnnetust olen, väga piinlik. Siis sa ei pea mõtlema hoopis vastupidist, et ei, ma oskan väga hästi seda. Et sa hakkad endale nii-öelda positiivselt valetama. Pigem öelda, et ma praegu ei oska seda. Ma saan seda oskust lihvida, ma saan seda oskust paremaks muuta. Aga, ja see on okei. On okei, et ma ei oska mingit omadust või mingit asja teha, see on okei. Ma pole selle pärast kehvem, ma pole selle pärast ka kellestki parem, kui ma oskan midagi väga hästi teha. See lihtsalt on nii. Mina oskan midagi hästi teha, keegi teine oskab mingit teist asja hoopis väga hästi teha. Ja ei ole ka vaja võrrelda ennast teiste inimestega, meil kõikidel on nii erinev rada. Et kui mina oskan võib-olla väga hästi süüa teha ja keegi teine ei oska väga hästi süüa teha, aga tema oskab hoopis väga hästi suhelda. Ja mina olen võib-olla pigem introvert. Et ei ole vaja võrrelda või teha ennast maha või teisi maha. Me ei ole ühe mõõdupuu peal, me ei käi kõik täpselt samu samme. Ehk siis aktsepteerida ennast ja teisi. Aga ma saan aru, et kui nüüd minna nii-öelda traumadesse ja päris sellised hirmsad kogemused, siis jah, ka neid saab täielikult aktsepteerida ja mitte mõelda, et ma olen ohver olnud. Ma saan aru, kui näiteks su kaaslane on väga vägivaldne ja iga nädal peksab sind. Seda on tõesti, seda on keeruline aktsepteerida, aga seal on see, et sa saad sealt lahkuda. Alati on võimalus lahkuda, absoluutselt alati. Jah, see võib tähendada täiesti nullist alustamist, see võib tähendada
See võib isegi tähendada nii-öelda surma. Et kas ma valin selle, et ma saan kord nädalas peksa või ma valin selle, et ma võib-olla kuskil metsas ära suren, noh, see on valik, on ju. Ja ma saan aru, et see on liiga ekstreemne. Aga elu, noh, võiks öelda, et elu ongi ekstreemne, oleneb, kuidas me elame seda, milliseks me selle elame. Et kui ma näiteks lahkun sellest olukorrast, kus mul on tõesti väga raske olla, mu kehal on raske, siis saab nii-öelda tagantjärgi nii-öelda aktsepteerida seda, et hästi see juhtus, see on nüüd möödas, mu keha võib-olla veel reageerib teatud olukordades nii nagu siis, kui ma seal peksa sain. Aga see on ka okei, ma aktsepteerin seda, et mu keha alles protsessib seda mineviku asja, aga ma ei pea ise mõtlema päevast päeva, et ma olen ohver, ma ei pea seda aastast aastasse rääkima kõikidele, et sa olid ohver. See juhtus, me jätame selle minevikku, me anname selle vabaks, me ei hoia sellest kinni. Sest nii kaua, kuni me seda juttu muudkui uuesti räägime ja oma peas muudkui uuesti läbi elame sama valusalt, nii kaua me elame seda uuesti ja uuesti läbi. Ja samal ajal võib-olla see, kes oli see peksja, tema võib-olla on juba ammu selle lahti lasknud, aga sina hoiad ikka sellest kinni. Ja tekitad sellega haigust endale ja raskust ja depressiooni. Aga me tekitame seda kõike ainult läbi enda mõtlemise reaalselt. Kui me ei mõtle pidevalt möödunust negatiivselt, kui me pidevalt ei mõtle, ei ela läbi mineviku asju negatiivselt, siis me ei tekita enda kehasse, oma elusse, oma energiasse raskust. Et inimestel tihti on omadus meenutada ja hoida peas meeles kõiki negatiivseid kogemusi ja mitte märgata seda, mis praegu on hästi tegelikult. Näiteks sul on söök, on söök laual, sul on katus pea kohal. Ja võib-olla isegi sul on ilus elamine ümber. Sul võib-olla on isegi toetav kaaslane, keegi sõber. Võib-olla töökaaslased on väga head, töö on hea. Ja kui sul on krooniline, ütleme, haigus ja on üks päev, kus sul on väga hea, siis naudi seda ühte päeva, kui on väga hea olla. Ehk see on aktsepteerimine, see, mis praegu on. Ja ma ka ise tegelen alles selle nii-öelda aktsepteerimisega, aga kui ma harjutasin seda, kui ma tegin seda mitu nädalat, mul oli reaalselt hea olla, mul oli palju parem olla. Ma ei mõelnud kõigele, mis halvasti on, ma ei mõelnud kõigele, mis oli halvasti, nii-öelda halvasti, sest ainult minu peas käib see jutt, et midagi on halvasti. Mõistus tõlgendab elu nii, nagu me oleme harjunud seda tõlgendama ja tihti see tõlgendab seda negatiivselt. Et meil on nii palju häid asju elus, aga me keskendume negatiivsele, sest me oleme harjunud seda tegema. Aga me saame ennast harjutada ümber teistmoodi tegema ja mõtlema ja olema. Ja see võib võtta aastaid, see võib võtta aastakümneid. Ja seda ei pea ka tegema. Saab elada raskusest, saab elada negatiivses mõtlemises, saab elada nii, et kogu aeg räägid teistest, taga räägid, mis teised valesti teevad, räägid, mis sina valesti teed või siis kiidad ennast taevani üleliigselt, ebavajalikult. Pead ennast teistest paremaks, seda kõike võib teha. Aga lihtsalt siis võivad sinu ümber olla inimesed, kes on samamoodi nii-öelda vingatsid, samamoodi peavad ennast sinust paremaks hoopis,
et kas sa tahad, et sinu ümber oleksid ehedad, autentsed inimesed, kes räägivad päris asjadest, sellest, mis päriselt nende sees toimub, mitte sellest, et auto oleks katki, töökaaslased on halvad, vaid sa räägid sellest, mis sinu hinges toimub. Et toimub selline südamest südamesse ehe suhtlus ja see avab inimeste südamed nii suuresti. Ja siin on ka see aktsepteerimine, et mul läks auto katki. Okei. Sellest pole midagi hullu, sest isegi kui on vähe raha, võib-olla oleneb, mis elu keegi elab, siis alati on mingi lahendus, alati on mingi variant, kui seda otsida, kui seda tahta ja taodelda. Et tihti inimesed jäävad ka kinni ja ka ohvrimentaliteeti näiteks, et auto läheb katki, et raha on vähe, elad linnast kaugel, no ei näe ühtegi lahendust. Aga saab panna internetti mingid kuulutused, saab helistada kõikidele lähedastele ja mitte kurta, vaid paluda näiteks koos mõelda, et kas sina oskad mingit lahendust minuga koos välja mõelda, et ma tõesti ei oska ise seda lahendust kuidagi leida. Et pigem nii-öelda keskenduda lahendustele, mitte sellele, mis on valesti, mitte muudkui rääkida seda, et auto on katki, vaid öelda, et sa otsid lahendust, et sa otsid koos teistega lahendust, sa ise otsid lahendust, keskenduda lahendusele, keskenduda sellele, kus sa jõuda tahad, mis on sinu eesmärk, tulemusele keskenduda, kas siis uuele autole või tervele autole või uuele vahendile, kuidas liikuda. Et mitte muudkui korrata probleemi, vaid keskenduda lahendusele või keskenduda sellele visioonile, kuhu sa tahad jõuda. Ja aktsepteerida praegust olukorda. Praegu on auto katki, see on okei, aga mina keskendun lahendusele. Ja täna tuli siis aktsepteerimise teema jutuks. Katsetame seda, kui mina katsetan seda ja tõesti elu on palju parem niimoodi, kui aktsepteerida kõike nii, nagu need on. Sest ma ei tea, mis on suurem plaan. Aga ma tean, et ma saan olla õnnelikum, kui ma aktsepteerin elu nii, nagu see on, kui ma aktsepteerin ennast nii, nagu ma olen ja kui ma aktsepteerin teisi nii, nagu nad on, siis on meil kõigil on tegelikult parem olla. Ja seda on hea katsetada.